noh, on erinevad erialad, eks ju, või noh, varnad ja ashramad sanskriti keeles. Neil noh, sotsiaalsed klassid ja vaimsed klassid ja kuidas haridus ja elu peaks siin ühiskonnas toimima. No ja siis võtame, noh, mängime sellist muinasjuttu, et noh, vist nagu näiteks kui üks eriala võtab nagu võimust, kõik need omavahel koostööd tegema, et seal töölisklass, kaupmehed, eks ju, brahmanid, filosoofid, teadlased, sõjamehed, maaviljelejad, erinevad sellised sotsiaalsed klassid. Ja noh, nad ei ole üks halb või hea, nad on lihtsalt erineva teadusega inimesed, kes peaksid koos funktsioneerima nagu keha. Sa ei ütle, et nagu pea, et jalad on mõttetud, ei ole, sa ei solva jalgu. Jalad viivad seal pea, kus vaja, eks. Jalad on nagu töölisklass, pea on nagu intellektuaalid, teadlased, vaimsed inimesed, brahmanid, spiritualistid, preestrid, käed, eks ju, sõjamehed, administraatorid, kõht, kaupmehed, maaviljelejad. Näiteks selline keha võtame, ühiskonna keha. Ja näiteks noh, siis muinasjutt on selline, et noh, mul on nagu majapidamine ja mul on hästi palju seal igast asju ja mul läheb päris hästi. Siis ma võtan nagu, et mul on vaja mingit venda nagu, kes siin nagu majandab, administraatorit, kes vaatab, kuidas need asjad siin on asetatud ja organiseerib natukene ja noh, minu arust normaalne vajalik osa, eks. Mingi hetk vaatan, et see administraator nagu noh, ühesõnaga hakkab nagu selles mõttes nagu üle võtma, noh, võimu, eks ju. No läheb järjest tähtsamaks ja lõpuks ma ise olen tänaval, temal hoopis Siidi ülikonnas. Ütled, et mina olen võimu ja raha juures, eks ju. Kuigi administraator või poliitik on lihtsalt, kes organiseerib, lihtsalt ühiskonna teenib inimesi, eks ju. Aga nad, noh, inimese iha, viha, kadedus, kõik see, noh, Kalijuga kirjeldatakse niivõrd suur, et ainult anna võimalus, eks ju, nagu poliitikud ja võimuhullud administraatorid, mis nad maailmaga teinud on ja teevad. Väike käpuke täis inimese olelusvõitlus, eks ju, minu ja egotsentrilised ja teiste süüdistajad ja ise pidevalt jäävad vahele mahinatsioonide ja madalate omadustega. Noh, see on selline klassika. Et noh, ole ettevaatlik, eks ju. Nagu keegi rääkis ka mulle, tark mees, et see on nagu pangandus. Noh, pangad, pankurid, kõik on võtnud võimust, eks ju, pangakaart, kõik. Aitäh, elu läheb mugavaks. Noh, ma arvan, seda juttu ei usu kunagi. Minu raha, sellest minu töö nagu vili. Ma hoian pangas ja ma maksan selle eest. Et pangandus algus oli nii olnud, et kui mul on raha või mingi valuuta või ma ei tea, mis iganes kuld ja ma sinu juures hoian, siis sina maksad mulle. Et mina hoian oma valuutat töö tulemus sul. Mitte see, et oi, aitäh, et sa hoiad ja ma maksan sulle. See on minu raha, miks ma pean sulle maksma? Ja pangandus ka on täpselt samamoodi nagu see administraator, kes mu majapidamisse tuli muinasjutus, võttis võimu nii üle, et ma olen tänaval täpselt samamoodi näiteks ka pangandus, eks ju. Või poliitikud, et nad tulevad niimoodi vaikselt nagu muinasjutus nagu elavad sisse nii ja naa. Noh, nagu mul mitu siin tuttavatel ka mitmetel on, eks ju siin ka, et ka kui sõbrad, siis tuleb uus sõber. Noh, oletame, et no mitmel juhul see sõber on vahet üle, kust näiteks Ukrainast keegi taun. Nii tore kõik ja vaikselt võetakse võim üle. Et noh, pere läheb lahku ja parimast sõbrannast saab mehele uus sõbranna. No näiteks, eks ju. Materiaalne energia on nii kaval, et toimib siin, et olen tähelepanelik.